Ma olen kunagise Reevali ühes tähtsamas kohas. Plats, mida varjutab suur ja uhke Raekoda, linna kunagine süda. Aga enne kui me edasi liigume, mida tähendab üldse Raed? Rae otsene definitsioon on keskaegne linnavalitsus. 13. sajandist kuni 1877. aastani tähendas Tallinna linn alllinna. Lüübeki õigus ega Rae valitsus ei kehtinud Toompeal. Rae peamist ülesanded olid tagada linnas õigus ja kord ning maksude kogumine. Raed koosnes raehärradest ja bürgermeistritest. Raed põhines Lüübeki õigusele, mille andis Taani kuningas Erik IV aastal 1248. 1322. aastal mainiti esmakordselt Rae kinnisvara raamatus Raekoda. See oli tavaline ühekorruseline maja, mida kasutati koosoleku ja laoruumina. Uus peakorrus ja torn ehitati juurde 15. sajandil, nii et see säilitab sama nägu ka tänapäeval. See on ainus säilinud kotistiilis Raekoda terves maailmas ja ka vanim Raekoda terves Põhja-Euroopas. 2005. aastal sai Tallinna Raekoda Euroopa Liidu kultuuripärandi auhinna. Et praegu me oleme siis Raekoja taga, ehk siis Raekoja tänaval ja see on kõige lühim tänav terves Tallinnas. Nii et ma vaatan, kui kiiresti ma suudan joosta ühest tänava otsast teise. Mine nüüd. Valmis. Läks! Oh, 5.73. Mis sa teed tulemused praegu? Ma tahaks tänada oma treenereid, kes on mind siia toonud ja ma tahaks tänada eriti oma kaamerameest. Jah, aitäh sulle. Vana Toomas on tuulelipp Raekoja torni otsas, kes kannab 16. sajandi linnavahe riietust, aga see, keda me täna seal näeme, on 3. Vana Toomas. Esimene Vana Toomas püstitati aastal 1530 torni tippu ja püsis seal rohkem kui 400 aastat. Aga Vana Toomas langes 1944. aasta märtsi pommitamisel koos torni kiivriga. Sellega algas torni restaureerimine ning 1952. aastaks oli torni tipus juba uus Vana Toomas. 5 aastat pärast Eesti iseseisvumist 1996. aastal vahetati tuulelipp uuesti välja ning tänaseni seisab seal 28-aastane Vana Toomas, esimese Toomase lapselaps. Siin on näha Tallinnas täisvappi, aga Tallinnal on 2 vappi veel, suur ja väike vapp. Suur vapp on väga sarnane riigivapiga, 3 lõvi kilbil, aga väike vapp on Taani lipp kilbi peal. Tallinna lipul on otsene seos vapiga. Kunagi oli vapp lippude peal, aga üle aja päike pleekis lipul olevad sinised lõvid hägusteks joonteks ja taustavalgeks, täpselt nagu tänane Tallinna lipp on. Aga plats on siin kauem olnud. Seda on esmalt mainitud 1313 ladinakeelse nimetusega Foorum ning mõnikümmend aastat hiljem ka alamsaksakeelse nimetusega Market. See plats täitis mitut ülesannet. Turu- ja kaubakeskus, pidustused ja karnevalid ning hukkamised ja muud karistused, peamised häbistamised. Siia aheldati pahad ja sooritad inimesed, et kõik möödakõndijad saaksid teda kritiseerida. Oluline osa turust oli Vaekoda. See asus täpselt seal aadressil Raekoja plats 9. See oli oluline linna kaubandusele. Seal kaaluti sisse ja välja veetvat kaupa ning kontrolliti selle kvaliteeti. Aga kahjuks 1944. aastal märtsi pommitamistel sai see lüüa. See põles ning lõpuks see lammutati täiesti ära. Üks pedetud lugusid Raekoja platsil asub siin. Aastal 1695 tegi pastor Kristjan Panike ühe väga suure pahateo. Ta lõi vihahoos oma teenija tüdrukule kirve pähe, sest tema sõnul oli tüdruk teda kelmiks kutsunud. Teda süüdistati mõrvas ning linnakohus ees võttis ka selle omaks. Täpselt minu kaameramehe jalge all lõigati ta pea mõõgaga maha. Tollel ajal oli too hukkamismeetod kõige väärikam. Mõned muud variandid oleks saanud elusalt keetmine või praadimine. Siiski hukati Raekoja platsil inimesi üpris harva ning Panike on suurema tõenäosusega üks viimasi seal hukatuid. Sellest tuleneb ka risti nimi, Panikese rist. Ja seda on näha ka omaaegsetel maalingutel, nagu näiteks. Minu selja taga olev kollane maja on õpetajate maja. Me teame, et see on olnud juba osa Tallinna ajaloost 13. sajandist saadik. Meil on olemas viited seal elanutest, kaupmeestest, käsitöölastest ning ka Rae liikmetest. 1766. aastal anti maja Tsaaririigi Baltimere laevastiku kasutusse ning elamisruumid ehitati ümber esindusruumideks. 11. novembril 1918 alustas hoones Eesti Vabariigi ajutine valitsus.
Seal viibisid ka lühikest aega ministeeriumid, meie tänase Eesti nurgakivi. 40ndatel rajati siia kohalike ohvitseride keskkasiino. 2. septembril 1957 sai hoonest õppekeskus Tallinna haridus- ja teadusala töötajate maja ning 1. septembril 1990 sai see meie tänaspäevase nime Tallinna õpetajate maja. Tsaaririigist Eesti Vabariigi ajutise valitsuseni, veel edasi kasiino ja kasiinost haridusasutuseni. Päris kirju. Aga üks grupeering, kellest ei saa üle ega ümber, rääkides vanalinna ajaloost, on mustpeade vennaskond, vallaliste saksa kaupmeeste gild. Seoses nendega on toimunud siin platsil veel üks lugu. Nimelt toimusid iga-aastased jõulupidustused ning 1441 püstitasid mustpeadme liikmed mingisuguse puu. On küsimus, kas see oli kuusepuu? Seda me ei saa kunagi teada, aga muidu on tegemist maailma vanima linna jõulupuuga. Kuid selle üle on ka vaieldud. Nüüd me seisame veel ühe rekordihoidja ees, Rae apteek. Rae apteek on vanim samades ruumides püsinud apteek terves Euroopas. Kuigi me ei tea, millal see on asustatud, teame, et aastal 1422 oli apteegil juba 3. omanik, mis tähendab, et aastal 2022 tähistati apteegi esmamainimisest 600 aastat. Rae apteek kuulus 10 sugupõlve Bukartide suguvõsale. Aastal 1580 tuli Rae apteeki tööle Johann Bukart, kelle pere traditsiooniks oli panna oma vanimale pojale nimeks Johann. Kui me vaatame kõikide Rae apteegi omanike nimekirja, siis me näeksime 10 Johann Bukarti. Kas see on see, kus see Melchior oli?